Oled sa mõelnud, kuidas maailm on alguse saanud? Kevadel rääkis Mikk Sarv meile, kuidas maausulised loomise imest mõtlevad. Maailma kõige imelisem asi ongi sündimine. Sama, mis iga kevad siin, igas selles kaseoksas, kaselehes, mis välja tuleb, on. Kui vaadata noori puuoksi, pärnaoksi või on imeline, kuidas alguses kõik lehed on nagu ühes väikses pundis koos ja siis umbes nädala aja jooksul sirgunud umbes selline mitmekümne sentimeetri pikkune võrse. Praegu ma teen saunavihta, et need on noored lehed, millega on juba võimalik vihta teha. Ja see oli vanasti väga tähtis, et selle sama maailma puuga siis on võimalik endal igal laupäeval maailm uueks luua. Et saun oli sedavõrd püha koht, kus kohal kõik olid võrdsed. Ja ükskõik kui raske see nädalatöö oli, siis just laupäev pärastlõunane aeg oli see, kus kohal oli viimane aeg kõik väsimus pealt maha pühkida ja maailm uueks luua. Selle juures oli kaks väga tähtsat osa, oli teretamine alguses ja pärast tänamine. Just teretamise ja tänamise kaudu on võimalik maailma uueks luua. Kui sa ütled tere, see on tegelikult kõige lühem loits. See tuleb sõnast terve. Et ma tahan, et maailm minu ümber oleks terve. Ja ma soovitan kõigile, kes te vaatate seda praegu, ärge unustage, ärge häbenege teretamist. Koolis öelge õpetajale tere, öelge oma koerale tere, öelge puudele ümberringi tere, päikesele, maale. See annab teile endile hästi palju jõudu. Maausulised teavad, et looduses on mõned väga erilised paigad. Hiies käiakse ja sinna viiakse ande ka, värvilisi linte või isegi raha. Tammetsõõr on selline unustatud pühapaik. Kui minu isa ja ema 40 aastat tagasi siia kohta tulid, siis üheskoos me avastasime, et niisugune täiesti korrapärane 7-8 vana tammega ja noori tammesid veel vahele tulnud, üks kass ka seal vahel. Selline põnev paik on. Mulle meeldib, kui ma sealt lääne poolt sisse lähen nagu väravast sisse tere öelda neile. Ja alati tekib, nagu mingi tuulehoog käib läbi ja nagu tammed vastaksid mulle. Ma tunnen austust, aukartust, pühadust, rahu tuleb hinge. Enamasti ma tahan lauluviisi ümisema hakata. Side läbi aegade on seal. Seda, mismoodi maailm on tekkinud, on püütud edasi anda võrdkujudega, lugudega. Mulle meeldib mõelda, et lugudega luuakse maailma ja juttudega juhitakse maailma. Ja seetõttu seda, mis 14 miljardit aastat tagasi juhtus, seda on võimalik täiesti lihtsate sõnadega panna regilaulu sisse või panna jutustuse sisse. Näiteks üks Põhja-Eestis räägitakse maailma loomisest nõnda. Sinisirja linnukene, puunapäine pääsuke. Lendas meie... Lind lendas meie lepikusse ja tahtis sinna munad muneda, aga maad ei olnud. Siis lendas ta meie kiige peale ja tegi oma pesa sinna. Kui pojad olid verisulis, hakkas ema lind neid pillutama. Ühe pani pardiks pajusse, teisest sai jõelind ja kolmandast Viru Sepp. Sepp meisterdas külarahvele igasugu asju, aga arvatavasti ta ei kuulanud päris täpselt, mida temalt telliti. Ei meeldinud rahvale tema valjad, kirved ega noad. Sepp vihastas ja otsustas teha endale naise, kes oleks kõigega rahul. Ta valaski hõbedast ja vasest naise ja viis selle külarahvale näha. Naine oli väga kuulekas ja Sepp arvas, et küllap ta võiks kõigile meeldida. Aga võta näpust, naisel polnud keelt suus ega meelt peas. Polnud talle südant ega hinge. Ja see loomislugu meeldib mulle sellepärast kangesti, et ta ütleb, et iga inimene on täiesti isemoodi. Mulle tundub samamoodi, et kuigi usundeid on maailmas tohutu palju igasuguseid, aga selle kõige juures me peame olema nõnda, et meil on keel suus, meil on oma arvamine, meil on tahtmine maailmast midagi rohkem teada saada, nii et oma keelega me esitame küsimuse. Ja kui me oleme küsinud, kas sest on midagi abi, kui me ei mäleta, mida me vastuseks saime. Meel peab peas olema.
ja meil peab oma maailmapilt olema, mis ongi see meele kaudu tuleb. Ja kui meil on oma maailmapilt, kas on sel kõigel mõtet, kui me selle järgi ei käi, kui me ei tegutse, selle jaoks, et tegutseda oma maailmapildi järgi, peab süda olema rinnus, et me söandame niimoodi teha. Kõik ma söandan sellele kasevitsale ka haiget teha. Ma tean, et maailm teeb mulle ka ükskord haiget, aga me oleme tasa omavahel. Maausulised püüavad elada kooskõlas ja tasakaalus loodusega. Tasakaal hakkab lihtsatest asjadest, teretamisest ja tänamisest.